Verine islami revolutsiooniline kaardivägi on Iraanis jõudnud karmimasse faasi. Esmaspäeval, 4. mail aastal 2026 teatati uutest rünnakutest režiimiga seotud isikute ja struktuuride vastu. Samal ajal kui Teheran püüab varjata sisemise kurnatuse märke ning seisab silmitsi Ameerika Ühendriikide jõhkra sõjalise survega Hormuzi väinas. Niinimetatud surematu kaardivägi ilmub selles olukorras vastupanu liikumisena, mis püüab näidata, et režiim ei kontrolli enam kõike, ei tänavatel, ei baasides ega ka teabevoogudes. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Peamine punkt on lihtne. Revolutsiooniline kaardivägi, mis aastakümneid oli Iraani režiimi kõige kardetum jõud, on nüüd rünnaku all. Just selles riigis, mida ta vandus kontrollida. Viimastel päevadel on ilmunud teateid tegevusest sellistes linnades nagu Yazd, Zanjan, Kasvin ja Teherani lähedal asuvates piirkondades. Osa neist teadetest liigub endiselt sõjatsoonides, kus on erinevaid versioone ja täielik kinnitamine on keeruline. Kuid üldpilt on selge, hirm on poole vahetanud. Struktuur, mis jälgis, vangistas ja lämmatas elanikkonda, püüab nüüd välja selgitada, kust järgmine löök tuleb. Zanjanis muutus plahvatus, milles hukkus 14 revolutsioonilise kaardiväe liiget, selle uue etapi sümboliks. Ametlik versioon püüdis juhtumit käsitleda kui õnnetust järele jäänud lõhkeainetega, varasemad rünnakud, kuid avalik dokumentatsioon sellest juhtumist näitab, kui suur poliitiline kahju see režiimile oli. Ahendid tapeti korraga. Keset infosõda ja enesetapu kahtlusi. Sabotaaž. Uudis ilmus seoses Associated Pressi teadetega nende revolutsioonilise kaardiväe liikmete surmast, kes hukkusid rünnakutest jäänud pommide plahvatuses. Samal ajal pöörati tähelepanu ka Sistani ja Balutšistani piirkonnale, kust revolutsioonilise kaardiväe sõiduk sattus Haskis relvastatud meeste rünnaku alla, nagu teatas agentuur Tasnim. Iraani versiooni kohaselt hukkunuid ei olnud ja ründajad põgenesid, kuid poliitiline aspekt on teine. Isegi valvatavates piirkondades on revolutsiooniline kaardivägi muutunud otseseks sihtmärgiks. Enam ei ole tegemist ainult üksikisikute protestidega. Revolutsiooniline kaardivägi, mis oli esimene vägivalla allikas, seisab nüüd silmitsi tegevustega omaenda julgeolekuharu vastu. Opositsioonikanalite poolt mainitud surematu kaardivägi põlisrahvad saadavad rünnakute kohta sõnumeid kivide tantsu kujul. Mõte on näidata iraanlastele, et režiim võib küll blokeerida internetti, jälgida kõnesid, piirata linnaosasid ja seada üles kontrollpunkte, kuid ei suuda kõiki vaigistada. Tahtsin teada, kas sümbolite põletamine toimib suhtlusviisina riigis, kus paljud inimesed ei saa vabalt rääkida. Kui riik kontrollib võrku, muutub tänav hoiatuseks. See olukord muutub aina tõsisemaks, sest Iraanis pole repressioonid sõja ajal vähenenud, vaid vastupidi. Ühinenud rahvaste organisatsioon teatas, et Iraan on alates sõja algusest Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga hukkanud vähemalt 21 inimest ning lisaks on rohkem kui 4000 inimest vahistatud riikliku julgeolekuga seotud süüdistuste alusel. Nimetatud juhtumite hulgas oli hukkamisi, mis olid seotud jaanuarikuiste protestidega, opositsiooni süüdistustega ja spionaažiga. Samal esmaspäeval teatas ka rahvusvaheline meedia, et Iraan hukkas 3 meest, keda süüdistati valitsusvastastes protestides osalemises, mis raputasid riiki detsembris ja jaanuaris. Iraani võimud väidavad, et süüdi mõistetud osalesid vägivallas ja julgeolekuametniku tapmises. Kuid inimõiguste organisatsioonid mõistavad jätkuvalt hukka nõrgad kohtuprotsessid, sunnitud ülestunnistused ja surmanuhtluse kasutamise hirmutamisvahendina. Just seal kohtuvad sisekriis ja väliskriis. Kui Teheran survestab oma rahvast seespoolt, siis Trump survestab režiimi väljaspoolt. Ameerika Ühendriikide president lükkas tagasi Iraani viimase ettepaneku sõja lõpetamiseks, nimetades selle tingimusi vastuvõetamatuteks. Iraani 14-punktiline plaan nägi ette võitluste lõpetamise, Hormuzi väina avamise kuni 30 päeva jooksul ning tuumaküsimuse lahendamise hiljem. Washington ei nõustunud selle loogikaga, sest vaidluse keskmes on just Iraani tuumaprogramm.
Trumpi keeldumine on otsese mõjuga. Režiimi jaoks oleks mugavam arutada sõda praegu ja jätta tuumaküsimus hilisemaks. Ameerika Ühendriikide jaoks annaks see Teheranile võimaluse aega võita, jõude ümber korraldada ja kõige tundlikuma teema arutelust kõrvale jätta. Seetõttu jätkab Valge Maja surve avaldamist. Sõnum on otsene. Hormuzi väina avamisest ei piisa, kui probleemi tuum jääb puutumata. Ka merel on olukord pingelisemaks muutunud. Ameerika Ühendriigid teatasid, et on valmis saatma kaubalaevu läbi Hormuzi väina, püüdes sellega murda blokaadi, mis mõjutab ülemaailmset majandust. Ühine mereteabekeskus andis laevaomanikele juhised ületada väina Omaani poolel tugevdatud turvapiirkonnas. Operatsioon võib hõlmata hävitajaid, üle 100 lennuki ja 15 000 sõjaväelase Iraan vastas avaliku ähvardusega. Reutersi andmetel teatas Iraani riigitelevisioon, et merevägi takistas Ameerika sionistlike laevade sisenemist Hormuzi väina. Samal ajal teatas Farsi agentuur, et 2 raketti tabasid Ameerika Ühendriikide alust Jaski lähedal. Reuters rõhutas, et ei suutnud neid teateid iseseisvalt kinnitada ning Washingtonilt ei olnud tol hetkel kohest vastust. Sellegipoolest oli Iraani sõjaline hoiatus selge. Välisjõude, kes üritavad väina siseneda, võidakse rünnata. See merealane surve on otsustava tähtsusega, sest Hormuz ei ole lihtsalt marsruut, vaid maailma energiavarustuse arter. Režiimi majandus jääb 2 poolt lõksu. Režiim kaotab merel tegutsemisruumi ja tänavatel rahu. Associated Press teatas veel, et Ameerika Ühendriikide blokaad Iraani sadamate vastu sundis 49 kaubalaeva tagasi pöörduma, vastavalt keskkomando andmetele. Eesmärk on sundida Teheraani naasma läbirääkimiste laua taha nõrgemas positsioonis. Teheranis sees on revolutsiooni kaardivägi alates sõja algusest veelgi rohkem võimu juurde saanud. Reuters teatas, et pärast Ali Khamenei surma kokkupõrke esimesel päeval ja Mostaba Khamenei tõusmist võimule, tegelik võim koondus veelgi enam revolutsiooni kaardiväe komandöride ja julgeolekustruktuuride kätte. Uus juht on pigem legitimeeriva figuurina kui absoluutne ülemjuhataja. See seletab, miks repressioonid on kasvanud. Kui sõjaline eliit võtab võimu keskpunkti enda kätte, kipub ta käsitlema igasugust kriitikat kui sõjaohtu. Meeleavaldajast saab vaenlane, ajakirjanikust saab välisagent. Internetti peetakse kahtlaseks. Perekonnast, kes küsib vangistatud inimese kohta uudiseid, saab sihtmärk. Režiim püüab jätta kontrolli muljet, kuid iga uus hukkamine ja iga uus vangistus näitavad vastupidist. Kes valitseb jõuga, peab enda võimu säilitamiseks kasutama üha rohkem jõudu. Revolutsiooni kaardivägi loodi just selleks. Ruhollah Khamenei lõi selle 1979 aasta aprillis, et koondada Iraani revolutsioonile lojaalsed paramilitaarjõud ja olla vastukaaluks tavapärasele armeele. Aja jooksul sai sellest Iraani relvajõudude kõige võimsam struktuur, mis allub ülemjuhile ja on üha enam põimunud riigi julgeoleku, majanduse ja poliitikaga. Ajalugu näitab, et see jõud ei kasvanud välja rahva kaitsmiseks, vaid režiimi kaitsmiseks. 2009. aastal, kui miljonid iraanlased seadsid kahtluse alla Mahmoud Ahmadinejadi tagasivalimise ja süüdistasid valimispettuses, oli vastuseks repressioon. Briti allikas märgib, et valitsuse reaktsioon näitas revolutsiooni kaardiväe üleolekut rahva suhtes ja kinnistas ametliku võidu hoolimata süüdistustest. See episood õpetas karmi õppetunni. Kui hääletus ohustab süsteemi, saadab süsteem kaardiväe tänavatele. Sama muster ilmnes pärast Mahmoud Ahmadinejadi surma 2022 aastal. Rahvas tuli taas tänavatele, protestides moraalipolitsei ja naistele kehtestatud reeglite vastu. Režiim vastas vahistamiste, kahtlaste kohtuprotsesside ja hukkamistega. Nüüd, aastal 2026 on erinevus selles, et repressioon toimub suurema sõja sees, piiratud interneti ja majandusliku surve tingimustes. Teiste rahvaste ajalugu näitab, et poliitilisel politseil põhinevad režiimid võivad tunduda tugevad kuni hetkeni, millal hakkavad seestpoolt pragunema. Rumeenias juhtis Nicolae Ceausescu jälgimisriiki, mida toetas Securitate, kuid tema režiim varises kokku 1989. aastal.
pärast seda, kui ta andis käsu protestijate mahasurumiseks Timisoaras. Protestid levisid Bukaresti ja armee hülgas lõpuks diktaatori. Kui jõud, mis hirmu üleval hoiab, kaotab tänavakontrolli, võib kogu süsteem kiiresti kokku variseda. Teised näited aitavad samuti mõista ohtu Teheranile. Diktatuurid, mis blokeerivad infot, kontrollivad kohtuid ja kohtlevad opositsiooni kui kuritegu, võivad kaua püsida, kuid maksavad selle eest hinda. Nad kaotavad ühiskondliku usalduse. See ongi Iraani praegune nõrk koht. Revolutsiooni kaardivägi omab endiselt relvi, raha, vanglaid ja välisvõrke, kuid ei suuda enam varjata, et neist on saanud sihtmärk ka oma kodus. Seetõttu on rünnakutel, mida omistatakse surematule kaardiväele, nii suur sümboolne mõju. Need toimuvad just siis, kui elanikkond on mures, interneti jälgitakse, proteste surutakse maha ja Iraani läbirääkijad püüavad välismaal aega võita. Opositsiooni seas leviv sõnum on otsene. Isegi kui režiim püüab kõik uksed sulgeda, leidub vastupanu ka Iraani enda territooriumil. Samal ajal tõstab Trump režiimi ellujäämiskulusid. Iraani leppe tagasilükkamine, laevade juhtimise operatsioon Hormuzi väinas ja sadamate blokaad survestavad revolutsioonilist kaardiväge just seal, mida nad kõige rohkem kardavad – kontrolli kaotamine. Teheran soovis hoida sõja, mere ja tuumaküsimused lahus. Washington tahab kõik ühte patta panna. Ja see arve kasvab. Iga peatatud laeva, iga paljastatud hukkamise ja iga sisemise rünnakuga režiimi agentide vastu. Lõpuks ilmneb kahe rindega kriis. Väliselt suruvad Ameerika Ühendriigid Iraani nurka Hormuzi väinas ja läbirääkimistel seestpoolt seisab revolutsiooniline kaardivägi silmitsi sabotaaži, rünnakute ja organiseeritud allumatuse teadetega. Suretu kaardivägi saadab oma signaale ja revolutsiooniline kaardivägi avastab, et rahva hirmu all hoidmine ei tähenda tuleviku kontrollimist. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõe abil hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.